sõna Lääne maavanemale Innar Mäesalule. Tere tulemast kõigile usinatele, ettevõtlikele, noortele siia Haapsallu oma ideid realiseerima või oma ideedele toetust ja tunnustust saama. Väga hea meel on võõrustada selliseid ettevõtmisi, millest tulevikust ilmselt sünnib nii mõndagi kasulikku nii teie endi kui ka kogu teie tulevaste klientide jaoks. Ma olen ikka mõelnud, et kuidas üks ettevõtja üldse ettevõtjaks saab. Tihtipeale on see läbi juhuse, mõnikord on see plaanitud tegevus. Olen ise enne kui avaliku sektorisse tööle tulin tegelenud ettevõtlusega ja minu kindel seisukoht on, et kuna iga algus on raske, siis selleks, et see kõige raskem aeg nii-öelda üldse ettevõtte ja edukalt üle elada, peab sellel samal ettevõtjal olema heas mõttes hullu pilk ees. Ega teistmoodi ei saa. Kui sa väga hakkad ratsionaalselt kaalutlema kõiki poolt ja vastu argumente, siis lõpuks sa jõuad tõdemusele, et palgatöö ongi tegelikult see õige kutsumus sinu jaoks. Ehk et soovin teile kõigile edukat esinemist siin ja mitte ainult siin, vaid isegi siis, kui teid tagasilöök tänase ürituse näol, et ei saa tunnustust, siis võtke ja istuge maha ja mõelge läbi, mis võib-olla tuleks teistmoodi teha ja suruge oma tahtmine läbi, manage see hullu pilk endale ette ja laske käia. Ma ütlen, edu on iga ebaõnnestumise nurga taga, nagu öeldakse. Selle ükskord tuleb. Aga tere tulemast veel kord ja ilusat päeva teile. Aitäh! Nüüd tervitab meid Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Tere päevast! Mõtlesin ka, et kas ma olin ka ettevõtlik ja tuli kohe esimene selline ettevõtmine tuli meelde, see oli esimeses klassis, aasta oli 1966 ja alustasin oma väikse firmaga või ettevõtmisega ja võtsin kodus kaasa kokteilikõrred, lõikasin nad tükkideks ja müüsin siis kopikas tükk teistele klaasõpilastele. Aga see ettevõtmine nõuda pandi suhteliselt kiiresti vanemate ja ka kooliõpetajate poolt kinni. Aga täna on hoopis teised ajad ja iga ettevõtmine on teretulnud ja te teate, et täna on meil kapitalism ja kapitalism on väga-väga konkurentsitihe, isegi väga võitluslik ja väga palju ohvrite rohkem. Ja selline ettevõtmine, et mida te siin teete juba suhteliselt varases eas, alustate katsetustega, see on väga teretulnud ja on hea meel, et te olete täna tulnud Haapsalusse, kus päris mitmed õpilasfirmad on saanud päris eduka alguse ja ka jätku. Tere tulemast ja ärge peale esimesi lüüasaamisi jätke pooleli ja teine soovitus on veel, et kui te kunagi edasi õppima lähete, enne ärijuhtimist õppige mingi muu haridus. Aitäh! Palume lavale ja Eesti direktori Epp Võdja. Tere, Eesti tulevane ettevõtluse liit. Mul on
tõesti hea meel teid ka täna näha siin Haapsalus väga kaunis Eesti linnas. Teid ootab täna ees üks tore, põnev päev. Teil on täna võimalus rääkida terve päev iseendast. Mõelge, millal oli viimane võimalus, millal keegi tahtis teid kuulata terve päev, just teid ja teie lugu. Ja täna ei ole teid kuulamas mitte ema, isa, õde, vend või parim sõber. Täna on teid kuulamas need, kellest saavad kunagi teie vanemad kolleegid. Inimesed, kellel on oma ettevõtluskogemus või kes on kuidagi selle ettevõtlusega juba seotud, kes on juba ilma teinud. Ja nemad on need, kes tunnevad täna teie vastu huvi. Teil on üks eelis nende ees. Nad küsivad teie firma kohta ja sellest teate teie märkimisväärselt rohkem, kui teavad nemad. Kasutage seda eelist, rahuldage nende uudishimu ja keegi teist teeb seda täna paremini, kui teevad teised. Ja see keegi tõenäoliselt täna võidab. Aga ta ei võida mitte ainult sellepärast, et tal on kõige parem lavaesinemine, mida kõik näevad. Ta võidab sellepärast, et ta on aasta aega teinud väga tubli tööd ja oskab täna ka sellest hästi rääkida. Igal juhul väike närv peab teil sees olema. Kui teil väikest närvi sees ei ole, siis te ei anna endast täna kõike. Soovin teile head edasiviivat närvi, soovin teile õnne ja soovin rõõmu üksteise seltsis olekust. Õnne! Täname kenade tervitussõnade eest. Nüüd aga tutvustame teile tänase võistluse žürii liikmeid. Palume žürii liikmetel tulla lavale. ABB aktsiaseltsi turunduse müügiüksuse juht ja õpilasfirma programmi vilistlane. Eve Neumann, Ernst & Youngi juhtivkonsultant. Ingo Borodenko, Viking Line Eesti OÜ tegevjuht. Marek Mekk, OÜ Sebrasõbrad ja Eesti õpilasfirma programmi koolitaja. Merle Mäesalu, Lääne maavalitsuse arengu ja planeeringosakonna juhataja. Oskar Kröss, direktor Meedia OÜ tegevjuht. Kille Põltsan, OÜ Valkmani Eesti turujuht. Saima Mänd, ärinõustaja. Tauno Vanaselja, Swedbank Eesti kliendisuhete divisjoni direktor ja Eesti nõukogu liige. Viktor Mahkov, Coca-Cola HBC Baltikumi finantskontroller. Peeter Tohver, aktsiaselts Mainori juhatuse esimees ja Eesti nõukogu liige, tänase võistluse žürii esimees. Palun žürii esimehel võistlus avada. Mida selleks teha on vaja? Ma kõigepealt tahan teile soovida mõnusat päeva ja me oleme siin täna selleks, et teid toetada. Nii et natukene hindame ka, aga tegelikult toetame. Nii et olge tublid, päev saab olema põnev, sära teie silmadesse, et see vast on kõige tähtsam. Me oleme koos teiega terve päev. Näeme pärast, olge mõnusad, head päeva.
nüüd on kätte jõudnud aeg õpilasfirmade lavaesinemisteks. Igal õpilasfirmal on oma ettevõtte tutvustamiseks aega 4 minutit. Kui esitluse lõpuni on jäänud pool minutit, siis tõstab Merike, kes istub siinsamas esimeses reas, üles kollase kaardi. Kui aeg on läbi, siis punase. Kui kerkib punane kaart, siis palun võtke oma esitlus kiiresti kokku ja lõpetage. Selleks, et aeg optimaalselt kasutada, nimetame esineja ning samuti selle õpilasfirma, kes tuleb pärast meid lavale. Järgmisena esineval firmal palume tulla juba eelneva firma lavale mineku ajal esiritta. Esinetakse tähestikulises järjekorras. Esimesena esineb teile õpilasfirma Alicia. Valmistub Cabello Cadena. Palume lavale õpilasfirma Alicia ning Cabello Cadena. Teie tulge palun esiritta. Samuti meiega kaasa on IT-spetsialist Pavel. Dear ladies and gentlemen, I would like to congratulate all of you on the final part of this competition, and we are proud to introduce you our company. Enne kui me lähme kusagile teise riiki, me alati vaatame ja külastame vaatamisväärsusi ning otsime ja leiame üritusi, mida me peaksime külastama. Siia kuuluvad erinevad näitused, etendused ja kontserdid. Meile tundub, et kõik kunstiinimesed on kiiksuga, nii ka meie, ja seetõttu tulevad meil ideed nagu Vändra Saareskist laulu. Nii saamegi alustada oma õpilasfirmaga. Eesmärgiks oli, et meie firma tooted oleksid erakordsed, liites kunsti ja loomevõimega. Kaasaegses maailmas kõik inimesed soovivad olla isikupärased. Noor põlvkond teeb seda läbi riiete ja ehete. Mood on saanud maailma uueks kultuseks. Aksesuaarid on osa inimese garderoobist. Meie toodang peaks olema absoluutselt igale riietusele, andes sellele kindla rõhu ja aktsendi. Usume ja loodame, et järgmisel aastal 24. veebruaril presidendi vastuvõtul on mõnel kenal naise meie ehte. Toode põhineb 21. sajandi moel ja saab inspiratsiooni erinevatest riikidest ja kultuuridest. Kangaks on taaskasutusele võetud materjalid, et näidata inimestele, kuidas erinevad tooted saab taaskasutada erinevates vormides ja kuidas mõtlematult raisatakse paljusid ressursse. Meie toode on suunatud vanusegrupile 2–80 aastat ja on mõeldud naistele. Meestele see on hea võimalus teha üks vinge kingitus oma armsamale. Firma nime peale tuleme liites finantsdirektori nime 3 esimest tähte ja firma juhi nime 3 viimast tähte Alina Ali ja Anastasia. Meie toode on naistele ja seetõttu firma nime on ka naiste nimedest. Tänapäeva kiire arenguga maailmas on majandustegevus on tähtsamaid aspekte meie elus, kuid ilma teadmisteta, mis lubavad meile luua ja hoida oma õpilasfirmat elu juulesena, ei saa me üle ega ümber. Peavad olema väga head teadmised, et selles konkureerivas maailmas ellu jääda. Praktika ja kogemused mängivad olulist rolli, et nende teadmiste omandamises. Tänu Eesti Junior Achievement tegevusele oleme me võimelised looma enda firmad, oleme tunduvalt julgemad, iseseisvamad ja ettevõtlikumad. Meie missioon oli luua kvaliteetne ning konkurentsivõimeline toode, seda müüa ja sellest kasumit saada.
veelgi enam me näitame inimestele, kuidas luua midagi ilusat mitte millestki, taaskasutades riied ja teha ehteid. Kogu protsessi jooksul me oleme palju õppinud ja nüüd teame, kuidas äri töötab. Samuti saime teada, et firma edukus ei ole ainult tootest enesest, vaid ka sellest, kuidas seda müüakse. Mõistsime, kui oluline on suhtlusoskus ja keelteoskus. Kõige olulisem on jääda äris siiski inimeseks. Saime aru, kui oluline on meeskonnatöö, usaldus ja ettevõtlikkus. Me usume, et kõik teadmised, mida me omatasime, aitasid meid. Nüüdsest oleme me võimelised targemad ja kogemuse võrra rikkamad. Me armastame luua top kvaliteedi, unikaalset stiili ja trendide tehteid. Meie firma motoks on saanud: meistrid ei sünni taevast, meistrid sünnivad hoolest ja vaevast. Aitäh tähelepanu eest! Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. Palume lavale õpilasfirma Capello Cadena ning Dance It Real, teie tulge palun esiritta. Tere, meie oleme Capello Cadena Kohilast. Mina olen Kaisa, personalijuht. Mina olen Helen, turundusjuht. Ning mina olen Marelle, tegevdirektor ning finantsdirektor. Ja arvuti taga istub Diana, tootmisjuht. Kuidas kõik alguse sai? Kõik sai alguse just nimelt sellest, et valisime juhuslikult valikainele õpilasfirma. Ühel kenal sügispäeval koolis jalutades sattusime just kogemata õpilasfirma teemal jutustama ning selgus, et meil kõigil puudusid kaaslased, et õpilasfirma üldse luua. Seega mõtlesime, et miks teha õpilasfirmat just ühest koos. Kuid siinkohal kindlasti tuleb ära mainida üks enne õpilasfirma tegemist. Me ei suhelnud põhimõtteliselt üldse, olime kõigest lennukaaslased. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem lähedaseks me saime ning praeguseks oleme parimad sõbrannad. Niisiis, järgmise sammuna tuli meil välja mõelda oma toode. Miski, mis võiks olla uudne ja omapärane. Mõtlesime tüdrukutega, et see võiks olla kindlasti midagi naistele. Meie ideeks sai juuksekett, mida meil on 2 tüüpi. Üks on kantav lahtises juustes, peavaruna ning teine kinnistes juustes, 2 klambriga kinnitatuna. Oma nime lõputasime me välja koos kohvikus istudes. Kuna me midagi tabavat ja kaunist eesti keeles ei suutnud välja mõelda, siis tuli meil idee. Miks mitte tõlkida sõna juuksekett hoopis teistesse keeltesse. Meile jäi silma haiti kreooli keeles tšentšeele, kuid selle sõna puhul sai aga saatuslikuks rõhumärk E peal, mida kindlasti võib-olla mõni ei pruugigi märgata. Ning ilma rõhumärgita tuli hoopis tõlkeks koerakarvad, kuid ilmselgelt ei taha oma firma nimeks koerakarvad. Kuid siis otsisime edasi ning leidsime just selle õige hispaania keeles Capello Cadena. Läbi selle teekonna saime juurde tohutult kogemusi. Meie esimene ning kõige edukam ja põnevam laat oli just nimelt Pärnus. Järgnesid Tartu, Rapla ning Kristiine laat, mis kahjuks meie jaoks nii hästi ei kujunenud, kuna me olime nendeks valmistunud, kuid inimesi oli küllaltki vähe ning tooteid juhtutud väga palju. Mitte ükski teekond ei mööda raskusteta. Meie raskuseks mingil perioodil oli see, et meil leidnud piisavalt aega oma toote edasiarendamiseks ning otsida sponsoreid Läti õpilasfirmade festivalides. Kuna lõpuks me ei leidnudki piisavalt sponsoreid, jäime me suur soov Lätti sõita kahjuks ära. Tänu Kristiine Raadu toredale ülesandele, milleks oli meediatähelepanu võistlus, pürgisime tohutult palju meediasse, näiteks võib tuua Buduaar või Delfi ning neid oli muidugi veel mitmeid. Ning kindlasti väga huvitav kogemus 2 meie õpilasfirma liikmele oli just nimelt Raadio 2 külastus, mis oli täiesti uus nende jaoks. Ning veel rohkem võib siis rääkida naisterehega külastusest, sellepärast, et naisterehest tehti meist üks photoshoot ning lisaks sellele ka 2-jaanine pikkune artikkel naisterehte, mille juures siis oli pilt kirjeldus meie tootest. Kuid kas me midagi siis tegelikult ka õppisime? Jaa, muidugi õppisime. Sellel pikal ja heal teekonnal õppisime me aega planeerima, klientidega suhtlema,
oma sõpru hindama ja üksteist kuulama. Läbi selle protsessi saime juurde palju enesekindlust, tutvusi ning saime teada, mida kujutab endast see põnev ärimaailm. Siinkohal tahaksime tänada kõiki kuulajaid, tahame tänada Junior Achievement selle imetorrade võimaluse eest ning soovime edu kõikidele teistele võistluse osalejatele. Palume lavale õpilasfirma Dancing Wheel ning Queen for Boxes teie tulge palun esitada. Tere kõigile! Me oleme Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilasfirma Dance Drill, mis pakub lastele tantsutreeninguid, hip-hopi ja popingu stiile. Trenni käisid lapsed ja käivad, kes on 9 kuni 14 aastat vana, sest see grupp on kõige rohkem huvitanud meile tegevusest. Eelmisel aastal mul oli selline kogemuses, kus ma võtsin osa Shocking Grupi projektis, kus treenisin selle vanuse lapsi. Firmas ma olen direktor ja muidugi treener. Meie firma edukalt avanes detsembris eelmisel aastal, kus tänu sellele, et veebis oli viidud aktiivne reklaami meie teenusest. Veel jälgisime flyerid oma koolis ja sõprade seas. Siin tuli palju huvitavaid inimesi, umbes 20. Avades oma firma, mul juba oli kogemus, kuidas suhelda lastega ja nende vanematega. Siis, kuidas lahendada korralduslikke küsimusi ja probleeme. Ma usun, et me teeme kasulikke asju, sest pakume lastele aktiivse aja viite ja arendame neid füüsiliselt. Ja mis kõige tähtsam, et lapsed veelvad vähem aega üksi väljas ja väiksem ja vähem istuvad arvuti taga. Tere, minu nimi on Aleksei Krasnädarov ja ma olen turundusspetsialist firmas Dance Trio. Umbes pool aastat pärast õpilaste firma omamist saime üsna suurt kogemust klienditeeninduses. See on kindlasti kasulik meie tulevikus. Me tegime turgi analüüsi ja te saate vaadata tulemusi ekraanil. Muidugi nagu ka teises firmas olid raskused nii meeskonnas sees kui ka välispool. Kõige raskem, ma arvan, oli juhtimine. Vaatamata sellele püüdsime teha kõik ülesandeid ja kohustusi omal ajal, millega saime hakkama. See on positiivne mõju äriarengu tegevusele klientidele ja loomulikult meeskonna vaimule. Omavahelised suhted olid head, väga sõbralikud. Kahjuks ei olnud alati võimalust koguda, sest igaühel on isiklikke tegevused, kuid me püüdsime arutada ja lahendada probleeme koos. Nüüd me teeme, mis on õpilasfirma ja millest see koosneb. See on suur töö, mis ei ole tehtud asjata. Tere kõigile, ma olen Aleksei Šatalin, finantsijuhataja. Ma arvan, et oluline meie meeskonna jaoks oli osavõtmine Laari Kristiini keskusest, kus me pidime reklaamima oma teenusi ja suhtlema potentsiaalsete klientide ja žüriiga, mitte oma emakeeles. Kõik see on ülisuur kogemus, mis tuleb kasuks meil. Meie laste esimeseks katsuks oli kontsert laste vanematele Lindakivi kultuurikeskuses. Etendus oli edukas ja kõigile meeldis. Ees ootab meid teine kontsert ning arvame, et mitte viimane. Mis puutub raha küsimust, me oleme rahval meie tuludega. Ma usun, et täna saadud kogemustele ei saa me ainult jätkata tööd oma õpilasfirmas, vaid proovida ka laieneda tulevikus ja saada professionaalseks tantsustuudioks. Praegu te saate vaadata meie tegevuse näidise. Suur tänu!
infoboksis ning kell teie tulge palun esilitta. On pununud vitstest korve? Mina ei ole. Aga kas keegi on pununud korve ka ajalehtedest? Jaa. Meie seda teemegi. Ise me nimetame neid korve hellitavalt looduskastideks. Me oleme õpilasfirmast Green for Boxis ning mina olen firma tegevjuht Kelly. Minust vasakul on finantsjuht Helene ning paremal turundusjuht Grete. Tegelikult on meie firmas ka 4. liige, kuid tema suutis ajada lennuki ja bussi sassi ning me ei tea, kus ta hetkel on. Nagu te kõik teate, siis käsitöö on sedasorti töö, mis naisenärve üldsegi ei söö. Eriti veel, kui saab teha midagi looduse heaks. Näiteks, meie kasutame ära vanad ajalehed, mis muidu läheksid ahju põletamiseks. Või visatakse lihtsalt ära. Nimelt paberi lagunemisel tekib metaan, mis on palju kahjulikum kasvuhoonegaas kui süsihappegaas. Lisaks loodussõbralikkusele on meie korvid ka praktilised, väga kvaliteetsed ning kenad sisustuselemendid. Seetõttu ongi meie põhiliseks klientuuriks juba oma majapidamisega inimesed. Oma tooteid müüme internetis, sõpradele tuttavatele, kelle kaudu oleme saanud ka eksportida ning ka laatadel. Just laatadel olemegi saanud juurde palju julgust, oleme saanud arendada müügioskusi ja oleme saanud suhelda väga erinevate inimestega. Lisaks oleme saanud palju ettevõtlusalaseid teadmisi ning tutvusi. Oleme õppinud, et peab olema hakkaja ja keegi sinu eest midagi ära ei tee. Ja väga tähtis on ka see, et igal ühel oleks oma roll ja ülesanne, sest kõike üksi ära teha ei jõua. Alguses oli just sellega raske, kuna oleme kokku tulnud erinevatest klassidest ja ei teadnud üksteist, siis oli suhtlemine keeruline ja tihti tekkisid ebakõlad. Nüüdseks aga võin öelda, et tunneme üksteist läbi ja lõhki. Kuna oleme aktiivsed noored neiud ja meie korvide ja looduskastide punumine nõuab veidi vaba aega, siis oli raske ka aega leida. Seetõttu kaasasime tegevusse puuetega inimesed ning palju abi oleme saanud ka sõpradelt ja tuttavatelt. Tulevikus on meil plaanis läbi hakata viima koolitusi erinevates seltsides ja ringides. See on meil endale lihtsam ja nõuab ka vähem aega. Vaatamata raskustele oleme õnnelikud, et asja ette võtsime. Oleme saavutanud küll palju auhinnalisi kohti, kuid tähtsamaks peame saadud kogemust, uusi tutvusi ja mis peamine kirge ettevõtluse vastu. Aitäh kuulamast ja olge rohelised! Palume lavale õpilasfirma Kelme ning kingikaus teie tulge palun esilitta. Minä igatahes tean.
kool, trenn, kodutööd. Raske on leida aega, et kohata kedagi, kes teeks mind tõeliselt õnnelikuks. Mulle ei meeldi kolada mööda baare ja klubisid, aga raamatukogus on suhtlemist väga raske alustada. Kohtan tihti inimesi, kellega sooviksin tutvuda, kuid ma ei julge ise vestlust alustada. Oleks vaja julgustavat sõpra. Sõbraks olen meie, õpilasfirma Kell. Meie korraldame kiirkohtinguid Tallinna vanalinna romantilistes restoranides. Iga kiirkohtingul osaleja saab kõikide vastassoo esindajatega tutvuda 5 minutit. Ürituse lõppedes valitakse, kellega soovitakse ka tulevikus ühendust võtta ning kui soovid on vastastikused, saadaksegi üksteise kontaktid. Kiirkohtingutel pakume inimestele meelelahutust ning teistsugust viisi uute tutvuste leidmiseks. Korraldame üritusi väga erinevatele vanusegruppidele, alustades 16-aastastest ning lõpetades eakatega. Meie teenuse hind on 5 eurot, mis on taskukohane ka neile, kes ise ei teeni. Eakate tutvumisetu hind on 3 eurot, et anda võimalust ka ühiskonnagruppidele, kes ehk meie teenust veel kõige rohkem vajab. 6 kiirkohtingul leidis uusi tuttavaid üle 100 inimese. Meie põhisihtrühmaks kujunenud vanusegrupil 18–28 korraldame kiirkohtinguid igakuiselt. Erilise tutvumisõhtu korraldasime üle 60-aastastele. See oli paraku ainuke üritus, kus saime ka negatiivset tagasisidet, kuid see õpetas meile, et oma sihtgruppi tuleb tunda ning edaspidi oleme ettenägelikumad. Turundustegevuse oleme üles ehitanud laialdasele meediakajastusele. Oleme olnud nii teles, raadios, ajalehtedes kui ka erinevates uudisteportaalides. See kõik on andnud meile väga hea kogemuse meediaga suhtlemisel, nii heas kui halvas. Eesti õpilasfirmade laadal saime me enim meediakajastust saanud õpilasfirma tiitli. Meil on 3-keelne koduleht ja populaarne Facebooki leht. Facebooki lehel korraldame erinevaid loosimisi, mis aitavad meil leida uusi kliente. Näiteks oma kõige esimese kampaaniaga jõudsime enam kui 82 000 inimeseni. Oleme internetiturunduse alal saanud peaaegu spetsialistideks. Näiteks mulle on juba tehtud päris tööpakkumine. Mitmed koostööpartnerid on uskunud meie ideesse ning sellesse, et see toob kasu ka neile. Kui me tegevust alustasime, ei korraldanud Eestis regulaarselt kiirkohtinguid ükski firma. Meie tegevuse käigus siiski tekkis üks osaühing, kes korraldab kiirkohtinguid nii Tartus kui ka Tallinnas, kuid meie oleme siiski kindlad turuliidrid. Hetkel on meie kasum küllaltki väike, sest maksame endale palka. Raha kulus ka reklaamile, kuid seda väljaminekut enam ette ei tule lähiajal, seega võib prognoosida kasumi pidevat ning järsku kasvamist. Tulevikus lisasissetuleku võimalusena on võimalik meil ka müüa reklaami ning selleks on meil juba pakkumisigi tehtud. Järgmisel aastal jätkame rahvusvahelise õpilasfirmana ning aasta pärast asutame päris ettevõtte. Oma teenust peame väga perspektiivikaks ja selle arendus ei lõppe kunagi. Meie tõeline edu seisneb selles, et peaaegu kõik meie kiirkohtingutel osalenud on leidnud kellegi, kellega tutvus ka hiljem jätkunud on. Enam ei pea nad tundma end üksi. Väga eriline tunne on meil olla abistav käsi inimeste õnne otsingul. Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Kingikaus ning 3 põrsakest teie tulge palun esirinda.
lugupeetud žürii, õpilasfirmad, juhendajad ja külalised. Meie oleme õpilasfirma Kingikauss Räpina aianduskoolist ja meie meeskonna liikmed on Eneli Lohu, finantsjuht, Kristiina Šubin, turundusjuht, Anna-Liisa Koger, tegevdirektor. Meie firma toodeteks on käsitsi taaskasutatavast niidist ja niidijääkidest valmistatud kausiteehted. Anna-Liisa, kas sul on tulnud ette olukordi, kus sa pead ootamatult minema külla või sünnipäevale, aga sul pole sobivat kingitust? Ikka on. Aga sinul, Kristiina? On küll. Aga teil? Jaa. See oligi põhjus, miks meie hakkasime õpilasfirmas tootma kingikausse ja etteid. Me tahtsime luua toote, mida oleks võimalik kiiresti valmistada, mis oleks praktiline, odav ning omanäoline. Toodete loomisel tahtsime ära kasutada olemasolevaid materjale, et säästa loodust meie ümber ja nii saigi meie idee teoks. Meie tooted on eelkõige mõeldud madalama sissetulekuga, kiiret ja omanäolist kingitust otsivatele lastele ja nende vanematele. Populaarseks muutsidki meie tooted jõulude eel, kui väikelapsed, emad ja vanaemad neid ostsid. Kausse saab väga edukalt kasutada jõulude ajal, pannes need sussi asemele akna peale, et päkapikud saaksid sinna kingitusi poetada. Oma esimesed tooted müüsime maha oktoobris meie koolis toimunud laadal. Saime palju positiivset tagasisidet ja see innustas meid veel rohkem oma tegevusega jätkama. Järgnesid jõululaadad Räpina ühisgümnaasiumis, meie oma koolis ja Tartus Taskukeskuses ning veebruaris Tallinnas Kristiine keskuses toimunud hiigelsuures õpilasfirmade laadal. Müüsime oma tooteid ka tuttavatele ja sõpradele. Reklaamisime ennast Facebookis, kus oli väga palju külastajaid, kuid tellimusi me sealt kahjuks ei saanud. Iga aktsionär investeeris firmasse 5 eurot, ehk algkapital oli 15 eurot. Müügituluks kujunes 31 eurot ja kasumisse jäime umbes 7 euroga. Eesmärk jääda kasumisse õnnestus meil täielikult. Suurimaks õnnestumiseks peame head meeskonnatööd, sest enamus otsuseid ja tegemisi tegime me koos. Kuigi meil on kõigil ka eriarvamusi, oleme siiamaani jäänud headeks sõpradeks. Samuti on meil praktiliselt kogu toodang müüdud ning kulud tasa teenitud. Oma tegevuse käigus oleme maksnud välja palgad, tagastanud sissemaksu ja jaganud ära dividendid. Suurimad raskused, millega me kokku puutusime, oli ajapuudus, sest lisaks õpilasfirmas tegutsemisele oleme hõivatud ka nii isetegevuse kui spordiga. Ka praktikatundidega tuli arvestada. Täiesti uus kogemus oli õpilasfirma raamatupidamine, mis tundus meile väga tüütu ning igav, aga samas siis vajalik. Samuti saime omal käel tunda, et klientide leidmine, nendega suhtlemine ja müügitehingune jõudmine polegi nii lihtne, kui algul tundub. Õpilasfirmas tegutsedes õppisime aja planeerimist. Kui sul on väga palju tegemisi, siis parem oleks teha päevaplaan, mis aitab sul oluliselt paremini tulemusi saavutada. Samuti saime oma esimese müügitöö kogemuse, õppisime klientidega suhtlemist, mis andis meile palju julgust ja enesekindlust juurde. Puutusime kokku ka firma paberimajandusega. Saime põgus ettekujutuse, mida tuleb ette võtta, kui reaalselt ettevõtlusega tegelema hakata. Me oleme tänulikud, et saime õpilasfirmas tegutseda. Kui teil kellegi on tarvis kiiresti omanäolist kingitust, siis leiate meid Facebookist, facebook.com Kingikauss. Võtke meiega ühendust ja me aitame. Täname tähelepanu eest. Palume lavale õpilasfirma 3 põrsakest ning kopp, teie tulge palun ise riita. Aastal 2012 asutati Hugo Treffneri gümnaasiumis õpilasfirma, mis tõttas appi hädas lapsele. Kui see lapsed on tulemas sinna ja keegi teine sai ja sa suudad nad leida, siis võib-olla saad sa kutsuda appi 3 põrsakest. Meie kontakteerimiseks Eesti number 532644 või saate kirja adressil 3%.gmail.com. Tervist! Meie oleme õpilasfirma 3 põrsakest
ja meie tegeleme lasteürituste sisustamisega. Mina olen Robin ja need on minu kallid kolleegid Maarja ja Aksel. Ma usun, et kõik siin saalis viibivad lapsevanemad võivad kinnitada, et eluaastad 7–12 on inimese kujunemisel väga oluline ajajärk. Kes hakkab pöörduma spordile, kes hakkab tarvitama alkoholi, kes proovib esimest kord suitsetamist ja kes hakkab huvitama teadusest. Ja just selleks, et neid viimaseid oleks veel rohkem, kui neid praegu on, oleme ulatunud lapsevanematele abikäe. Nimelt, käime ka laste sünnipäevadel ja muudel üritustel ning viime koos lastega läbi erinevaid teaduskatseid ning nendel katsetel põhinevaid mänge. Seesama video, mida te ennist nägite, annab üsna hea ettekujutuse meie tüüpilisest esinemisest. Loomulikult ei olnud seal kõiki meie katseid ja esinemisi, sest kõiki oma saladusi ei saa ju niisama lihtsalt välja anda. Nagu Aksel mainis, kõige olulisem ongi meie jaoks teha kõiki katseid lastega koos. Omast kogemusest teame, et selline käed küljes õpe muudab õppimise huvitavaks ning aitab hiljem teadmisi kinnistada. Lisaks on meil põhimõte, et kõik katsevahendid peavad olema kodus kergesti kättesaadavad. Näiteks kasutame kartulit, muna, tärklist, asju, mida leidub igas köögikapis. Sel viisil saavad lapsed ju hiljem kodus kõike järele proovida. Ning nendest põhimõttest lähtuvalt ongi meie motoks õhin aga targaks. Kui laste silmad säravad, on meie töö tehtud. Ja mida me sellest kõigest õppinud oleme? Kõigepealt kindlasti esinemisoskust ja omavahelist koostööd. Aga mis kõige tähtsam, oleme õppinud raskuse ületama. Näiteks oli meie esimeseks suureks mureks klientideni jõudmine. Probleemi lahendamiseks kasutasime meediat ehk tasuta reklaame. Reklaam on väga oluline meie tulevikuplaanide jaoks, kui laieneme üle Eesti. Eesmärgiks on jõuda mitte ainult Eesti, vaid ka vene keelt kõnelevate lasteni. Kokkuvõttes on õpilasfirma juhtimine olnud meie jaoks väga hariv ning õpetlik, kuid eelkõige põnev kogemus. Eriti oleme nautinud vabadust ise avastada ja katsetada, mis töötab, mis ei tööta, mis toob edu ja mis ei too edu. Selliste positiivsete emotsioonide baasil oleme loonud tugev õpilasfirma, mille tegevus on Eestis täiesti ainulaadne. Lisaks oleme ka muidugi väga lapsesõbralik firma. Meie katsete käigus pole mitte ükski laps saanud tõsisemaid vigastusi. Ja nagu Maarja enne mainis, et kui lapse silm lööb särama, see on meie töö tehtud. Seega meie eesmärk ongi, et iga Eesti lapse silm lööb särama. Tänan kuulamast. Aitäh! Õpilasfirma Kopp ning Leed Smith teie tulga palun esiliita. Mina olen tegevjuht Fredriks ja minust vasakul käel on Karl Kevin. Tere! Kaspar. Tere! Ja Oskar. Tere! Kahjuks on meil puudu üks liige Piia-Paula, kuid teda asendab puldis meie ustav ja väga hea juhendaja Vahur Lell. Kuna siin saalis on väga palju majandusinimesi, otsustasime, et kanname oma firma põhiprioriteedid ette graafiku kujul. Tõusev kasum, tõusvad palgad, langev omahind ja väga kiiresti tõusvad finantsid on ju iga firma unistus. Kuid kahjuks peab tõdema, et see graafik on siiski illustratiivne. Firma juhtkonna esitähtedest tuleb kokku veidi keerukas, kuid siiski omapärane nimi, Kopp, mis tähendab saksa keeles pea ja seda näitab ka meie logo, sest siiski oleme me peaga mõtlevad inimesed. Nüüd annab Karl Kevin teile väikse ülevaate meie tootest. Kas teie teate,
mis toimus 2. veebruaril 1920. Väga hästi. Aga me tegime videolühitusele, milles 4 inimest vaid 10 teadsid sellele küsimuse vastust. Ning selleks, et inimestele tuua rohkem, et inimestele õpetada ajaloo teadmisi Eesti ajaloo kohta, lõime me lauamängu, mis hõlmab endas 50 aastat Eesti ajaloost ning sisaldab 105 küsimust. Mäng on nii eesti kui ka vene keeles, sest teatavasti sõlmiti ju Tartu rahu 2 riigi vahel, Eesti ja Venemaa. Meie mäng on ise väga originaalne, hariv ning mis peamine, see on eestimaine. Õpilasfirma on andnud meile tohutult kogemusi. Pikad tööpäevad on ühendanud meid heaks sõpruskonnaks ja hästi toimivaks õpilasfirmaks. Oleme avastanud, et paganama matemaatikat lähebki elus vaja ja bilanss ei ole mõttetu kritseldispaberil. Samuti oleme raamatuid lapates avastanud, et on väga palju fakte, mida me ei ole varem teadnud. Juba ülehomme toimub Tartu Linnamuuseumis meie mängupäev, kuhu ka kõik teie olete oodatud. Veel on oodata palju uusi ja veelgi põnevamaid harivaid lauamänge. Tulevikus näeme me enda firmad tegutsemas mittetulundusühinguna ja meie 5-liikmelist tiimi, kellest on kohe 4, aga me näeme enda tiimi juhendamas uusi Poska kooli õpilasfirmasid ja suur tänu teile kuulamast. Enne kui lubame nüüd tutvustama järgmisel õpilasfirmal, teeb teiega mõne võimlemisliigutuse T-stuudio. Today seems like it's gonna be a great day. There's something in the air that makes me feel like things are gonna go my way. The birds are chirping, twiddly deeds. The sun is shining bright. There's a skip in my step, I'm packing my pack, and I don't know why. Hey there, mailman Fred. Any letters for my ex-wife or the kids? No, fantastic news! Wonderful day, makes me feel so happy that my face is numb. My heart is racing along, so many places and people to me. Now that I've lost my job, they say, young man, the world's your oyster. I get the off me! No! No! Just give me a second. I don't know why, but today seems like it's gonna be a great day. Blah, 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 blah. I should spend more time with my kids. It's Carpenter, go seize the dead, go to move Spain and over the bulls. And my wife and boss and kids and parents will say, we were wrong about you, Dennis. Hey, Dennis. That's my name. Are you really gonna run with the bulls? Why would I do that? Because you said you were gonna. Come on, man, that was like 3 days ago. Oh, was it? Something today makes me feel fine and fancy free. Much of the ocean is still unexplored. How did I get up in this tree? Now I'm over here, now I'm over there. Now I'm under the stew, now I'm back in the tree. Now I'm hanging out backstage with my very best friends, Al Baldwin and Tom Petty. What? Now. I'm going, would they diss me? I thought they were my homies. And probably softball, we can't be the hungry and jerseys, but all of that would be a huge waste of time because we live in the Matrix. What is wrong with him? He's on drugs.
on diskokuuri alla en kartsirista. Sõjas poistud tantsutavad jäävad vaatama ja oma kooli liigub. Ka väljuda tehas mesti kaunil kergel tantsukorangal. Kas on sulle keerunud, et see on sinu saal, see on sinu saal? On sulle keerunud, et see on sinu saal ja sina sellest naer? On sulle keerunud, et see on sinu saal, see on sinu saal? On sulle keerunud, et see on sinu saal ja kõik see tantsiga? Rahvas plaksutab, kundi tahab juurde, kõik on hulmas. Hinget ukse võtab, see teda takistab. Kas viimse annab publik üles alla minu tantsu tantsida? Kas on sulle keerunud, et see on sinu saal, see on sinu saal? On sulle keerunud, et see on sinu saal ja sina sellest naer? On sulle keerunud, et see on sinu saal, see on sinu saal? On sulle keerunud, et see on sinu saal ja kõik see tantsib alla? Aitäh T-stuudiole selle tutvustuse eest. Nüüd jätkame õpilasfirmade esinemistega. Palume lavale õpilasfirma Lead Smith ning Lusmägi, teie tulge palun esirita. Tere kõikidele! Oleme Lead Smiths õpilasfirma. Lõpuks pärast pikka ja pinguliste tööd saame esitada meie kokkuvõtted. Meie firma on moodustatud 5 sõpradest, kellel on olemas oma unikaalsed isikuomadused, millised peegelduvad meie lipsude värvides. Punane värv akordleb tähelepanu ja tähendab lõpmatut energia. Seepärast olen suhtukorraldaja. Inimeste tähelepanu koskendab minusse ja niimoodi ma pööran tähelepanu meie firma peale. Roheline värv tähendab sõprust loodusega. Seepärast olen toorainete varustaja ja minu arvates on võimalik hankida kõike. Seega mina otsin meetodeid, kuidas teha meie kaupa veelgi loodussõbralikumaks. Orange on värv, mis iseloomustab optimismi, mis on alati koos minuga ja mida ma jagan loodud turundusettevõtjate kaudu. Kollane, täpsemalt kuldne, on eduvärv. Mina alati viin kõik oma tegevuse lõpuni. Seega tegelen tootmisega ja olen firma tõukejõud. Olen ainuke meeskonna liige,
tumeda ja jähe värviga, mis iseloomustab minu täpsust. Seega olen majandusmees ja firma direktor. Äriidee oli loodud aiarünnaku tulemusena, kus me otsime ökoloogilise, tehnoloogilisuse, pikaajalisuse ja kõige põhjam kirkuse kvintessentsi. Proovide ja vigide kaudu, alustades raskete kunstlikude tuledega, jõudsime lõpuks lihtsame, kuid ilusate ning kasulike alusteni. Siit tekkis nimetus LED Smiths, kus LED on valgusdiood ja Smiths on sepad ja me oleme oma alused nagu sepad. Potentsiaalsele klientide määrsamiseks ma koostasin ja korraldasin küsimusi. Moodustasin erinevaid gruppe sotsiaalvõrksudes ja töötasin veebilehe välja. Samal ajal koos küsitluste korraldusega käis müügituru ja konkurentsianalüüs, kus meie toode hind oli välja arvutatud. Mulle tundub, et meie hind on õiglane. Olles latadel, kahjuks neid oli ainult 2. Me saime hindamatu turustuse kogemuse 3 keeles ning oleme tutvunud ka teiste firmadega. Saades ettevad hinnangud ja me otsustame, et meie idee saab liikuda edasi. Seepärast me mõtlesime välja paar mõtet. Toode oma hindu võib vähendada, valides tervet detailid katkisest tehnikast, mis samuti aitab tõsta ökoloogilisust. Toorainena kasutasime saitipalke ja lauatükke, mis lamavad õues ja metsas. On võimalik meie toode müüa komplektides nõudega koos, näiteks 6 alust erinevate värvide ja valgustega ja 6 klassi. Täname teid tähelepanu eest ja kui teil on olemas mingid küsimused, ootame teid stendi juures, kus me hea meelega vastame neile peale. Suur tänu! Palume lavale õpilasfirma Lussmägi ning momentust ei veel pole esilitta. Tere! Mina olen Rainer Lussmägi, õpilasfirma Lussmägi tegevdirektor. Tere! Mina olen Ragnar Lussmägi, õpilasfirma Lussmägi müügi- ja turundusjuht. Me oleme kaksikvennad. Mäletad, Ragnar, kuidas me 9-aastaselt maal metsmaasikaid korjasime ning seejärel mooside ääres müüsime? Oi jaa, lisaks sellele veel tegime vanades autokummides kärbsepiitsid ja saunavihtu. Oi, kuidas teie ääres äri viitses? Ärivaistu rakendasime koolis õpilasfirmat luues. Eelmisel õppeaastal lõime õpilasfirma Lussmägi. Muusikuhuvilisena tundsime vajadust laiemale valikule kitarritarvikute järele. Seoses sellega leidsime turuniši Eestis. Tarnime erinevaid keelpilde tarvikuid Ida-Aasiast. Siin loome lisandväärtust huvitava pakendidisaini, pakendamise ja eritellimuste täitmise kaudu. Esimesel tegevusaastal saavutasime 3-liikmeline meeskond hea kontakti mitmete noortebändidega ja bändkämpiga. Lisaks sellele müüsime oma tooteid muusikapoodidele ja huvikoolidele. Tegevusaasta kirsiks tordil oli müügikampaania cherry.ee-s. Tänapäeva globaliseeruv majandus pakub avaramaid võimalusi kui väike Eesti turg. Seetõttu jätkasime teisel tegevusaastal juba 4 rahvusvahelises Enterprise Without Borders programmis ja laiendasime oma turgu Euroopasse. Otsisime koostööd paljude maade õpilasfirmadega eesmärgiga vahendada oma tooteid Euroopasse. Sisulise koostööni jõudsime õpilasfirmadega Portugalist ja Rootsist. Õpilasfirma In Charge UF tõlkis meie kodulehe rootsi keelde, katsetas meie tooteid ja esindab meid Rootsis. Kohtusime ka nendega ka Eesti õpilasfirmade Laadal Kristiines. Portugali õpilasfirma Vinci Enterprise lõi üle-euroopalise kontaktvõrgustiku, mille kaudu oli võimalik tutvuda eri riikide turgude ja müügitavadega. Suhtlesime nendega erinevate turgude kohta info saamiseks.
Paralleelselt TVP tegevusega otsisime võimalusi müüa oma tooteid muusikapoodides Euroopas. Üllatavalt suur oli huvi just hulgimüüjate seas, kus kohati nõudlus ületas pakkumist. Meie tooted on müügil 9 Euroopa riigis, peale Eesti ka Islandil, Taanis, Rootsis, Suurbritannias, Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Sloveenias, Itaalias, lisaks veel Jaapanis ning proovimüügil Uus-Meremaa. Rahvusvaheline suhtlus käib 24/7, lõputu meilide vahetus, telefonikõned ja ajavahed. Ühel koolipäeval öösel kell 3, kui ma arvutis istusin, sain Hiinast sõnumi. Poiss, sul on homme koolipäev, mine magama. Ekspordi edu ja laialdane müügivõrgustik on innustanud meid jätkama tegevust tulevikus päris firmana, kuid uued turud nõuavad uusi lahendusi ja omapära. Välisturul läbilöömiseks oleme välja arendanud uuendusliku disainiga kitarriplektori, mis on kitarristil fikseeritud käes ja palju mugavam. Arendustöös konsulteerisime muusikute, plastikutootjate, disainerite ja kitarrispetsialistidega. Meie oleme algajatest maasikamüüjatest kasvanud tugevaks meeskonnaks rahvusvahelisel kitarritarvikute turul. Lusmegist on kuulnud pea iga Eesti kitarrist. Suur tänu ja meeleolukat võistluse jätku! Palume lavale õpilasfirma Momentus ning Empire Art teie tulge palun esinita. Lugupeetud saalis viibijad ja kõik, kes te meid interneti vahetusel kuulate. Me oleme õpilasfirma Momentus ja me oleme täna siin, et rääkida teile üks lugu. Meie käes on üks paber. See paber iseloomustab inimest, kes siia ilma sünnib. Inimesel siia ilma sünnides on võrdsed võimalused teistega midagi elus saavutada. Nüüd me läheme kooli. Koolis saame me kõvasti teadmisi, ent kogemustest on meil suur puudus. Tööandjad soovivad, et meil oleks kõvasti kogemusi ja oskuseid ning kui nüüd vaatame seda lennukit, siis see on hariduse lennuk. Siin peal on kõvasti teadmisi ja igaüks saaks selle tootmisega hakkama, täpselt nagu haridussüsteem meid toodab. Nüüd me tahame minna tööle. Tööandja soovib, et meil oleks kõvasti kogemusi, oskuseid ning teadmisi meil juba on, aga kuhu jäid siis kogemused ja oskused? Tööandja soovib, et meil oleks sellised, et meil oleks olemas kõik kogemused, oskused ning et meil oleks üldse midagi erilist. Kuidas siis kõiki neid kogemusi ja oskuseid saada, kui koolist saame ainult teadmisi? Üks hea lahendus on käia koolitustel, kuid kas te olete kuulnud? Koolitused maksavad 500 eurot, 100 eurot. Kas äkki on olemas mingi odavam lahendus? Õpilasfirma Momentus on koolitusfirma, mis on suunatud just noortele. Meie koolituste hinnad ei ole 500 ega 100 eurot, vaid olenevalt koolituse kestvusest 3–20 eurot. Kuid ärge arvake, et koolitajateks oleme meie täpselt samasugused noored nagu enamus siin saalis. Ei, koolitajateks on professionaalsed koolitajad, kes teavad, millest nad räägivad. Tänase seisuga oleme koolitanud üle 100 inimese. Oleme inimestelt alati küsinud tagasisidet pärast igat koolitus ning kõikide tagasisidemete peale keskmiseks oleme saanud 5 palli skaalal 4,6 palli ja see on teinud meid väga rõõmsaks. Samuti ei ole me seadnud endal piire. Meil tekkis võimalus teha koostööd rahvusvahelise mööblitootefirmaga AJ Mööbel. Nad soovisid meil turu-uuringut ning selle läbiviimisel tekkis meil võimalus pakkuda tööd ajutiselt 5 noorele üle Eesti. See aasta on olnud täis tõususid ja mõõnasid. Alustasime nullieelarvega ning viisime läbi oma esimese eduka koolituse. Õppisime seda, et äri on täis ootamatuseid. Näiteks kui koolitaja teatab paar päeva enne koolitust, et ta on haige ja ei saa koolitust läbi viia. Ma võiksin siin täna pikalt rääkida kasumimarginaalidest, käibest ja muust sellisest asjast, kuid me teame, et loeb see, mida me õppisime ja mida me kogesime. Oma tegevusaasta jooksul olime me firmaga korraks tõesti lähedal sellele,
et me oleksime peaaegu laiali läinud, aga saime meeskonnaga raskustest üle ning nüüd tegutseme paremini kui kunagi varem. Leidsime palju uusi tutvusi ja kontakte. Pean samuti mainima, et on imeline tunne, kui sa koostad esimest korda elus aktiva-passiva tabelit ja sa tead, et need numbrid seal on päris, mitte mingi mängu või harjutuse osad. See on olnud meile kõigile üks õpetlik kogemus, mille me koos oleme läbi teinud. See aasta korraldame me veel ühe koolituse, kui mitte rohkem. Järgmine koolitus on suunatud sellele, et noored õpiksid, kuidas ennast tööandja ees esitleda, kuidas koostada CV-d ja nii edasi. Me täname oma toetajaid, kliente, kallis publikut. Noored, mida meie õppisime, on see, et tulevik on meie enda teha. Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Empire Art ning Puko, teie tulge palun esiliitu. Tere siis, et me oleme õpilasfirmast Empire Art ja mina olen Jürgen Hins, firma juht. Ja tänu Einar, firma tootmisjuht. Ja mina olen Kristjan Reisberg, firma personali- ja finantsjuht. Ja täna me räägime teile sellel õppeaastal loodud firma eduloost, sellest, mis läks hästi ja sellest, mis mitte nii hästi. Siin on meie firma numbrid. Need ütlevad palju rohkem kui 1000 sõna majandusega seotud inimestele. Jah, tõepoolest me teenisime sel aastal kasumit. Ei tea, kui suur summa on teie jaoks 90 €, kuid meie oleme oma saavutusi üle väga uhked. Esialgne idee oli müüa ülisuuri hiirematte, meie peal on käsitsi joonistatud pilt. Siin on üks nendest. Paraku meie idee ei olnud elujõuline, sest esimesel laadal me ei leidnud eriti ostjaid. Aga seal samas Soomes Mardilaadal oli meie vastasboksis Haapsalu naised, nende endi poolt käsitsi kootud Haapsalu sallidega. Ka nendel ei läinud müük nii hästi, nagu nad lootsid. Ja siit saigi alguse uus idee, turundada Haapsalu salli maailmas. Õige pea olimegi Haapsalu käsitööseltsis, tutvustamas neile oma ideed ja küsimas luba, kas me tohime nende käsitööd müüa. Kohtusime sooja vastuvõttu ja nii meie koostöö algaski. Haapsalu sallil on 200-aastane traditsioon. Selle kudumine võtab hirmus kaua aega, kuid tulemus on suur, praktiline ja väga ilus kudu. Haapsalu sallil on ka mitmeid eripäraseid pisiasju, näiteks see, et äärepits kootakse eraldi ja õmmeldakse juurde, või see, et ta peab mahtuma läbi abielu sõrmuse. Igatahes ei läinud palju aega mööda, kui lendisime Viini õpilasfirmade laadale, kaasas Haapsalu naiste kootud sallid. Eeltöö oli kodus hästi tehtud, boks nägi välja hea, ettekanded olid harjutatud. Me saime keskenduda müümisele. Kas teil on hetkel 100 € taskus? Kas võib loota, et õpilasfirmade laadale tuleval inimesel on 100 € taskus? Kuid siiski, me suutsime maha müüa 3 100 € salli. 2 nädalat hiljem olime samade sallidega Riias. Loomulikult olime enne analüüsinud Viini laada kogemusi. Sel aastal oleme väga palju õppinud. Esiteks, tasasõuad kaugele jõuad. See vanasõna on juhtinud meie tegevusi. Meil ei olnud esmatähtis osaleda igal üritusel, vaid pigem olime oma tegevustes põhjalikud ning järjepidevad. Karmitseme selgeks, mida peab tegema siis, kui su toode ei müü, kohe üldse ei müü. Mõistsime, kui mõnus oli keskenduda müügile, sest kodune eeltöö oli piisav. Siinjuures ma tänan oma meeskonda ja nende peresi. Kas teategi oluline on võõrkeelte oskus? Viinis, meie vastasboksis oli üks Itaalia võistkond, 10 liiget, kellest 2 rääkisid väga kehva inglise keelt ning 8 olid täiesti umbkeelsed itaallased. Kui hea, et mu ema pani mind saksa keelt õppima, sest kuigi Viini laadal ametlik keel oli inglise keel, siis kogu müügitegevus käis selle ainult saksa keeles. Üks suuremaid vigu oli liigne enesekindlus, kui läksime Mattidega Soome laadale. Lõpptulemusena müüsime Matid oma hinnaga maha, et mitte jääda rahalises mõttes kahjumisse. Igast veast tuleb õppida, see suunas meid uut väljundit otsima. Aga Viini laadal kogesin ma, et enne lavale minekut ei ole kasulik energiajooki juua, sest närvipingest toodab keha ikka palju rohkem vedelikke kui tavaliselt.
aga me täname oma koostööpartnereid ja juhendajaid. Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Puko ning Soundlock, teie tulge palun esiritta. Tere päevast, lugupeetud kuulajad! Kas teie teate, kui suureks koormaks on loodusele plastmasspastakad? Meie õpilasfirma leidis sellele lahenduse. Oleme Loo Keskkooli õpilasfirma Puko. Firmat esindavad tootmisjuht Martin, finantsjuht Claudia, müügijuht Hanna, reklaamijuht Keido ja tegevdirektor on Kristin. Õpilasfirma sündis 2012. aasta 8. novembril. Firma loomine oli meie kooli jaoks uudne. Seetõttu otsustas kooli juhtkond, et kohustuslikku uurimustööd saame kaitsta õpilasfirmat tehes. See tundus meile palju huvitavam kui uurimustöö käiks ajaloos. Sellest algaski õpilasfirma Puko tegevus. Kuna kogu maailm on kolinud kirjutamisega internetti, siis otsustasime valida oma tooteks puitpastaka, et inimesed ei unustaks käsitsi kirjutamist. Toote valimisel pidime arvestama meie oskusi ja kooli poolt pakutavaid võimalusi, sest sõltume suuresti tehnikast. Kõik pastakad on valminud käsitööna tööstuse tootmisjääkidest. Iga pastakas on kordumatu nagu ilutulestik. Puko pastakaga käib kaasas puuvillasest riidest logoga kotike, milles saab pastakat hoida ning milles on toodet ilus kinkida. Lisaks kaunile välimusele on pastakad kaetud mesilasvahaga, mis annab tootele meeldiva aroomi ning lisab vastupidavust. Meie firma käive on nii suur, et saame tervelt 3 minutiks ja 17 sekundiks palgata maailmakuulsa jalgpallur Lionel Messi endale kott tõmblema ja pastakaid lihvima. Oleme kasutanud omapärast müügistrateegiat, pakkudes pastakaid erinevate hindadega. Odavamad hinnad on mõeldud väiksema ostujõuga klientidele ja kallimad pastakad on mõeldud rohkem kindlustatud ostjale. Mida kallimalt ostad, seda rohkem annetad. Mõeldes oma tulevikule, teeme ka väikese heateo, annetades 10% iga toote müügilt sihtasutus Tallinna Lastehaigla toetusfondi. Iga inimene valib ise endale sobiva hinna, sest sellest sõltub annetuse suurus. Hetke seisuga oleme toetusfondi kogunud 22 eurot ja 7 senti. Oleme osalenud 2 suuremal laadal, Kristiine laadal ning Pärnumaa jõululaadal, kus saime auhinna kõige koolikasutuslikuma toote eest. Samuti oleme osa võtnud kooli jõulu ning sõbrapäeva laadalt. Laatadel on meiega juhtunud palju huvitavaid seiku. Näiteks kord laadal reklaamides oma toodet kui meeldivat jõulukinki, võttis üks proua selle kätte, tänas meid viisakalt ning lahkus. Oleme saanud palju kogemusi ning tippe müües ja reklaamides oma toodet, mis tulevad kindlasti meile edaspidises elus kasuks. Firma eksisteerimise ajal ei saanudki me täpselt teada, kui suureks koormaks loodusele on tegelikult plastmasspastakas. Aga oleme kindlad, et Puko pastakas teeb nii head kui loodusele kui ka lastele. Õppisime väärtustama meeskonnatööd ja aega. Alguses ei osanud aga oodata, et nii kaugele jõuame, aga aja möödudes taipasime, et unistada tuleb suurelt. Puko pastakas on loodud hoolivale inimesele. Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Soundlock ning sõnaväeniks teie tulge palun esiritta.
lugupeetud kuulajad. Meie oleme õpilasfirma Soundlock, kes lahendab paljude muusikasõprade tüütu probleemi. Taskus sõlme minevad kõrvaklapid. Mina olen firma tootmisjuht Kristjan, minust vasakul on firma tegev- ning finantsjuht Ander ning müügi- ja turundusjuht Semjon. Pakume oma klientidele puhast rõõmu ja mugavust. Parima muusikaelamuse saavutamiseks oleme kombineerinud hea soundi ja tõelise kasutajasõbralikkuse. Meie kõrvaklappide lahendus sündis koos muusikasõpradega üle terve Eesti, kelle jaoks on olulisem kvaliteetne heli ning kasutusmugavus ning keda häirib tõsiselt klappide sõlmeminek. Viimase vältimiseks nägime parima lahendusena tõmblukku. Eelised teiste lahenduste ees olid kergus ja kompaktsus. Tõsiseks väljakutseks oli samasuguseid väärtushinnanguid leidev jagav partner. Võtsime ühendust väga paljude tootjatega, lähtudes märksõnadest helikvaliteet ning usaldusväärsus. Lõppsõela jäi 2 tootjat. Pioneeri kasuks rääkis kõrvaklappide lai valik ning hea hind. Lisaks suur soov meie idee edendamisele kaasa aidata. Klapivalikust parima alustoote leidmiseks tegime mitmeid prototüüpe, seetõttu aga pikenes toote turule jõudmise aeg. Tänaseks oleme Pioneeriga lahutamatud partnerid. Meie põhiülesanne oli leida lahendus, mis oleks nii atraktiivne kui ka vastupidav. Töö käigus proovisime mitmeid lukkude kinnitamise meetodeid ja otsisime nende kvaliteetset paigaldajat. Lõplikult rahule jäime oma tootega alles jaanuaris. Tootearendus oli kestnud rohkem kui 3 kuud. Toote lõppversioon on müügil pilku püüdvas pakendis. Oleme oma õpilasfirmaga osalenud mitmetel laatudel, sealhulgas ka Rootsi õpilasfirmade laadal Falunus. Sealt saime küll mitmeid tellimusi, kuid samas tõdesime, et õpilasfirmade laat ei ole koht, kuhu üldjuhul tuleks kõrvaklappe ostma. Kuna muusikapoodidesse sissesaamine võtab aega, oleme intensiivselt kasutanud ära interneti võimalusi. Täna müüme ligi pooled oma tooted Facebooki vahendusel. Tulevikus näeme võimalusi täiendavaks laienemiseks interneti avarustes. Peame tähtsaks üles seada hästi töötav ning kliendisõbralik internetipood. Jätkame püüdlemist muusikapoodide suunas. Eriti tormiline areng on olnud meie firmal just viimastel nädalatel, kus toote müük on märgatavalt elavnenud. Lisaks andsime Patendiametisse sisse tootedisaini lahendi taotluse oma idee kaitsmiseks. Paistab, et Soundlocki parimad ajad on veel ees. Tellimuste järjepidev kasv on selle ehedaks näitajaks. Milles seisneb meie eduolem? Analoogset lahendust Eesti turul ei pakuta. Meie toode säästab aega ja närve, sest klient ei pea tegelema kõrvaklappide punktra lahtisõlmimisega. Koostöö Pioneeriga on andnud meie tootele kõrge kvaliteedi tunnuse. Toote hind on vaatamata loodud lisaväärtustele väga kliendisõbralik. Kliendi teenindust on mitmekeelne, eesti, inglise ja venekeelne, mistõttu haarame suuremat hulka muusikasõpru. Järjest paranevad finantstulemused annavad tunnistust, et oleme õigel teel. Firma tegemine on andnud meile palju kogemusi inimestega suhtlemisel ning koostöö tegemisel suurkorporatsioonidega. Oma klientidelt oleme saanud ainult positiivset tagasisidet, ühtegi probleemi kõrvaklappidega esinenud pole. Pärast pikka tootearendust oleme pidevalt laienenud ning internetimüük alles hakkab kõrgust koguma. Meie firma elu ei lähe sõlme. Aitäh teile! Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Sõnaväänits ning Trio de Jacks teie tulge palun esiritta. Mida inimesed mõtlevad, kui nad kuulevad esimest korda meie firma nime? Sõnaväänits. Äkki mingi uus sõnamäng? Ei.
sõna väänits, äkki midagi taimedega seotud? Ei. Kuigi jah, uute sõnade õppimine on nagu taime kasvatamine. Sest taimed kasvavad küll suureks, aga see ei käi alati väga lihtsalt ja kiiresti. Algul õpib paar uut sõna, taim kasvab natukene. Siis õpid juba lauseid moodustama, taim kasvab veel natukene. Siis õpid juba grammatika reeglid selgeks, kastad oma taime. Ja kui see keeleväänits ükskord suureks kasvab, oskad juba täiesti uues keeles suhelda. Esmaseks suhtlemiseks võõras keeles on vaja teada umbes 500 sõna. Selline on ka sõnade arv meie sõnaväänitse komplektides. Tänapäeval ei ela me enam väikestes külades või hõimudes, kus igaüks räägib ainult oma keelt ja muid keeli ei ole vaja teada. Tähtsaks on muutunud koostöö eri maadest inimeste vahel. Keeleoskus on kasulik nii ärimeestel, turistidel, kuid ka tavainimestel konkurentsivõime suurendamiseks tööturul. Keeleoskus, nii nagu paljud teisedki valdkondad, saavad alguse koolist. Meie õpilasfirma sai alguse koolist. Koolist, kus anti meile kohustus teha õpilasfirma. Aga sellest kohustusest sai võimalus, kui me tegime valiku anda sellega oma parim. Me tegime endale eesmärgiks teha igaks järgmiseks ürituseks natukene rohkem, suhelda paremini klientidega, teha veel kvaliteetsem toode, uskuda iseendasse. Me hakkasime püüdlema parema toote poole ja seeläbi muutus ka meie firmasisene koostöö avatumaks. Üheks meie suurimaks saavutuseks siiani on kindlasti see, et me oleme täna siin Haapsalus Eesti õpilasfirmade lõppvõistlusel. Kui me poleks siia jõudnud ilma piisava hulga julguseta. Julgus leida endale toetajaid tegi meie idee teostumise üldse võimalikuks. Julgus suhelda klientidega andis meile tagasisidet selle kohta, mida meie toote juures veel täiustada annaks. Julgus uskuda iseendasse tegi meid enesekindlamaks. Firma rajamine on olnud tohutu õppimisprotsess, kuid saadud tunnustused on meile andnud tahet pingutada veel rohkem ja jõuda veel kaugemale. Ja tõepoolest, sõnaväänits on meile andnud palju, aga ka meie oleme üritanud anda seesugusele firma nimele väärtusliku tähenduse. Ja meie 5-liikmeline meeskond tahab uskuda, et meie pingutused on kandnud vilja ja tulevikus avatakse sõnaväänitsile rohkem uksi. 5. juunil on ametlikult Aravete keskkoolis lõppemas selle aastaga õpilasfirmade tegevus. Aga sõnaväänits ei taha veel lõpetada. Me tahame areneda, tahame leida koostööpartnereid ja võimalikult rohkem ja palju keeleõppureid, kes oleks meie tootest huvitatud. Ja kes teab, ehk on tulemas ka see aeg, mil sõnaväänitsed tulevad tootmisele mitte ainult käsitöö, vaid ka masstoote näol. Aasta alguses ei osanud me veel ette ei kujutada, milline näeb välja ühe õpilasfirma tegemine. Olime nagu tühi leht. Arvasime, et tuleb leida mingisugune toode, müüa võimalikult palju ja teenida võimalikult suur kasum. Aga õpilasfirma oli midagi palju enamat. Tuli leida idee, aeg, võimalused, kapital, koostööpartnerid, transport, kliendid ja motivatsioon. See ongi õpilasfirma. See ongi sõnaväänits. Aitäh! Palume lavale õpilasfirma Trio de Checks.
Andrei, mina Ragnar ja Rait oleme õpilasrühma Trio The Jacks. Kolmik, kes ettevõtlikuna oma esimesel aastal ettevõtluses näitas, et ilumaailmas on ka poistel võimalik oma tegudega midagi korda saata. 4 minutiga seda aastat kokku võtta on sama pöörane ja keeruline katsumus nagu see aasta ise. Meie aasta oli üks lendliin september 2012 kuni juuni 2013. Koos lõpute vahemaandumiste, murepilvede, streikide ja kõige muuga, mis lennuliiklust häirida võivad. Seejuures iga vahemaandumine polnud samm lähemale sihtpunktile ja iga murepilv polnud samm kaugemale sihtpunktist. Reis algas suure streigiga. Meie pead ja ideed ei tahtnud sugugi lennatuks meeskonnaga. Ootasime pardele minekut ja reisi algust kaua. Lausa nii kaua, et meie peades tekkisid juba loobumismõtted, kuid lõpuni pingutades ja ideed otsides me selle leidsime ja meie reis ilumaailmas võis saata. Algus oli raske. Pärast idee leidmist pidime tegema juba esimese hädamaandumise oma mailboxis, kus oli kiri, et meie idee teha kehavaldustooteid ei sobi. Ilutoodete kõrgete ohutusnõuete tõttu vajasime kas koostööpartnerit või koguni uut ideed. Suutsime selle probleemi seljatada, tutvusime seadustega ning jätkasime lendu koostööpartneriga. Pakkisime pagasisse kehakoorijad, vannipiimad ja vannimuffinid, et looduslikud kehavaldustooted, mis muudavad iseendaga veedetud aja veelgi nauditavamaks ja meeldivamaks. Esimeseks plaanitud vahemaandumiseks oli Eesti Väeliidu kontor, kus sõlmise koostöölepingu, millega anname on panuse rinna ja emakakaela vähiennetustööle. Miks ju selline maandumine? Meie meeskonna kindlaks sooviks oli oma tegevust tulenevat kasu ka teistega jagada. Meie edasised äriplaanid olid tagasihoidlikud, nagu me isegi. Plaanisime teha veel ainult ühe vahemaandumise Pärnu õpilasrühmade laadal. Lõplikuks sihtpunktiks juuni 2013 oli ja on ka praegu meie jaoks koolis toimuv praktilise töö kaitsmine, kus meie üks reis otsa võib saada. Kuid nagu ikka, süües kasvab isu. Plaanitud ühe vahemaandumise asemel tegime neid kõikjal, kus võimalik. Nii käisime me Tartu ja Tallinna õpilasrühmade laadadel. 2 korda oli meie lennukilina suunatud lõunasse, Lätti ning külastasime hulgaliselt ka teisi sihtkohti. Jaanuaris tegime oma suurima õhulennu, kui tõime ilumaailma 2 kehakoorijat, mis valmisid meie endi ideede järgi. Tooted koosisid meie soovitud koostisosadest, kandsid meie nime ning sisaldasid teie jaoks rõõmu ja palju muud head. Selle aastaga on juhtunud nii mõndagi. Meie tagasihoidlikud plaanid said ootamatu suuruse. Meie olematutest eesmärkidest kasvasid välja teod ja tõelised eesmärgid. Tegime asju, millest ei osanud ega julgenud mõeldagi. Näiteks kas või see, et seisame siin ja pakume konkurentsi Eesti parima õpilasrühma tiitli ees võistlevatele firmadele. Kogu see aasta oma murede, rõõmude, väsimuse ning kõige muuga õpetas meile. Pole tähtis, kui raskem või lootusetu on seis. Oluline on mitte loobuda. Kui lend tühistatakse, siis tuleb kiiresti otsida uus. Teha vajadusel mitu vahemaandumist ja nii jõuda lõpliku sihtpunkti. Reisi alustades oli meie kogemuste pagasi mõõtmed sarnased tikutopsile, kuid tänaseks on tikutops ületanud juba ammu käsipagasi mõõtmed. Meie pöörane reis hakkab lõppema, on jäänud veel paar vahemaandumist. Plaanide kohaselt jõuame pärale juunikuu esimestel päevadel. Kas see jääb meie viimaseks sihtkohaks? Seda me veel ei tea. Küll aga on meie pagas pakitud ja oleme meeskonnana valmis taas õhku tõusma. Koorimiseni! Suur aitäh õpilasfirmadele vahvat esinemiste eest. Anette, mis nüüd algab? Stendivoor algab, mis tähendab seda, et kõik õpilasfirmad lähevad nüüd oma stendi juurde, et žürii saaks selgitada välja teie müügioskuse. Žüriil palume enne hindama asumist hüpata läbi žüriiruumist, et ära anda oma hinnakulehed esitluste kohta. Nüüd veel mõni tähelepanek. Esiteks õpetajad. Kell 12.30 on teie lõuna ja ärge unustage kell 13.00 garderoobi ees koguneda. Teid ootab õppekäik Angela Lepiku juhendamisel. Žürii, teil on aega stendivooru hinnata kuni kella 12.45, sest siis algab teil lõunasöök. Õpilasfirmad. Teil on aega lõunatada kella 1-st kella 2-ni
kella 1 algavad ka vestlused hindamiskomisjonidega, mis toimuvad 2 rühmas. Esimeses rühmas on Puko, Alicia, Empire Art, Green for Boxes, Dancing Drill, Kopp, Kelm, Lusmägi. Teises rühmas on Trio de Jacks, Soundlock, 3 põrsakest, Momentus, Cabello Cadena, Sõnaväänits, Kingikauss ja Led Smiths. Esimese rühma ruum asub teise rühma ruum aga esimesel korrusel. Palun kontrollige üle oma žüriivestluse aeg ja kindlasti olge oma ruumi juures valmis juba 10 minutit varem. See info on koos orienteeruvate kellaaegadega üleval ka seintel. Müük linnarahvale toimub kella 2 kella 3-ni. Lisaks toimub kella 1-2 Haapsalu arenguseminari otseülekanne siinsamas saalis. Kas kogu see info jäi teile meelde? Kui ei jäänud, siis ärge muretsege, see info on teil ka kaelakaartidel ning väljas seintel. Nüüd saate vist puhata kella 3-ni, kui teid tervitavad eelmise aasta võitjafirma Student Network ning vilistlased organisatsioonist Sent. Seniks head stendivooru ja ladusat keelt žüriivestlusel. Kohtume kell 3.